Mart Karnatsevits, esimene abikohtunik Andres Kalvik ja teine abikohtunik Mats. Aga pigem tagantpoolt nad ettepoole liiguvad, pall läheb keskele ja saab peaga löögile ja seis on 1-0! Ja Saku läheb seda mängu 21. minutil juhtima oma teise nurgalöögiga ja kui ma nüüd siin õigesti nägin, siis Viktoria Toding selle värava lõin, just nii on ja teadustaja seda ka kinnitas ja selline väga hea pall sinna ja Toding liigub, nõutakse kastipalli ja tuleb ka natuke selja tagasi nendel mängijatel, aga on võimalik lüüa ja seis on 2-0 Katriin Saulus! No siin läheb küll natuke teistsugune mäng, kui meil oli Sakus paar nädalat tagasi. Miks peaksidki mängud samasugused olema siin alguses Toding? Ei saanud pallile pihta ja natuke sellist segadust praegu on. Keskus olema peab, aga Lillemets Tammikule. Tammik ei saa kohe mugavalt palli omaks. Seljaga siin korra kukub ja triblab sealt keskelt läbi, kes saab löögile, lükkab kõrvale ja Nicole Kelly ja 2-1 on seis. Koduvõistkond Paide lööb ühe tagasi. Nicole Kelly 49. minutil. Ja siin näeme, kuidas Tammik 4 mängija tagasi. On täitsa üksinda siin. Keeruline oli seda palliga kohe kasti panna. Paidel nüüd tuleb keskkaitse Repkin ikkagi välja kastist, aga väga hea pall ja saab löögile ja 2-2 on seis. Kirke-Liis Lillemets. No see oli üks, ütleme, pikalt välja mängitud nurgalöök, ei tea, kas seda saab. Ja siit on näha, Kala paneb nüüd väga hea palli, ikka väga hea palli ja Lillemetsel ja Mehevets. Lillemets annab väga hea söödu Tammikule, suluseisu ei ole, Tammik lahendab ära, 3-2! Paide linnanaiskond on tulnud 2-0 kaotusseisust praegu välja ja teinud seisuks 3-2 81. minutiks. Lisette Tammik lööb oma hooaja 5. värava, proovis. Ütlesin, et tal siit paigast ära on, siis pani paika ja lükkas selle sinna. Ja nüüd on lõpuvile. Paide linnanaiskond on tulnud 2-0 kaotusseisust välja. No nii, oleme kaamerate saanud Saku peatreeneri Merili. Esimese poole võitsite 2-0, tulite välja, lasite Paidel 3 väravat lüüa, et selline klassikaline küsimus, et mis juhtus? Juhtus, et lasime rohkem väravaid lüüa. Ei tea. Mulle tundus, et tegelikult ju kogu mängu vältel me ei tulnud mingisugust momentidega liiga hästi toime. Nad on väga selline loov võistkond minu silmis, mängijad liiguvad väga palju, see tekitas meile tegelikult kogu mängu vältel väga selliseid keerulisi olukordi. Teisel poolel võib-olla kuidagi mentaalselt ka kuklas on see 2-0 eduseis ja kuigi me riietusruumis leppisime kokku, et keerame juurde, siis kui sa oled kaotusseisus, siis seda tahet ja sellist viha võib-olla on rohkem ja justkui oled nagu mingis mõttes võib-olla lihtsamas seisus teisele poolele vastu tulla, aga liiga kirgelt andsime ära. Kas olid näha ka, et siin nädalasisene karika mäng oli nagu jalgades veidi või pigem seda ei olnud tunda? Eks ta natuke ikka oli, et ideaalne see selline graafik ei ole, aga selle väsimuse taha kindlasti praegu pugeda ei saa, et lihteksimused olid siin lõpus, et astume kahekesi ühe mängija peale välja ja sellise klassiga mängijad suudavad selle 1-2 söötu seal teha ja üle mängida, et miski, millega on vaja tööd teha. Võtsite pärast esimest poolaega Eliise-Gertrud Põlluvee välja, kes siis 2 seda resultatiivset standardit tegelikult andis ja ka joone pealt palli puhtaks lõi seal üks hetk ja Valeria Liik ka, et tegelikult päris palju siin möllas ja tegi, et kas neil on esiteks kõik korras ja et kas oli seal mingisugune taktikaline lükke ka taga või oli lihtsalt vaja puhkust anda?
Leera selles mõttes tuleb vigastusest välja, et temaga peame arvestama mingisuguse kindla ajaga, põllu veel mingisugune pisivigastus, aga see ikkagi andis tal nii palju tunda, et ta ei saanud jätkata, et need olid sunnitud vahetused. Laupäeval nädala pärast saate uuesti mängida. Kuidas te nüüd sellest mängust lähete? Kas vaatate siin pigem Paide poole pealt üle või keskendute siin vahepeal enda mängule? Ma arvan, eks me video pealt vaatame mõlemad nii-öelda pooled üle, et kindlasti meil on enda mängus asju, mida me peame parandama ja üle vaatama ja siis Paide mängust kindlasti on midagi, mida välja noppida, et sellega paremini toime tulla ja et ei saaks Paide nii lihtsalt meie vastu mängida. Nii ja viimane küsimus, kellele Eurovisioonil pöialt hoiad? Ma ei tea, ma ei ole seda vaadanud, nii et ma ei tea. No siis tuleb vaadata, aga aitäh sulle, head kojusõitu sulle ja edu siis laupäevaks. Esimene poolaeg, 2-0 kaotusseisus, tulid riietusruumist välja, 3-2 lõppseis. Mis rääkisite seal riietusruumis? Rääkisime seda, et Saku oli väga hea kodutöö teinud, ehk siis pidime leidma teised käigud, milleks me olime ette valmistanud ja võistkond kohanes väga hästi. Kas sa saad ka avaldada, mis need käigud natuke olid või see jääb saladuseks? Eks meile meeldib neid ääretsoone kasutada ja täna olid need kinni, et siis pidime teid kasutama. Just, et nüüd laupäeval mängid uuesti. Mis nüüd see võluvalem on, et ka laupäeval karikafinaalis võtta see võit siis ära? Ma arvan, et tegemist on väga võrdsete võistkondadega, eks ma arvan, see värskus on see, sest selja taga on mõlemal võistkonnal ikkagi päris tihe graafik ja nüüd, kuidas me selle nädalaga tegelikult seda särtsu suudame hoida, ma arvan, see saab määravaks. Kas tundsite ka seda nädalasisest karikat või tundsid, et pidid siin mingisuguseid vahetusi tegema seetõttu või suutsite ära taastuda? Nii ja naa, et me andsime tegelikult ühe lisapuhkepäeva ka, et kuna me käisime ka, sõitsime Elvasse, et see sõit on ka lisaks veel seal väsitav, pluss mäng Murul, esimene mäng, et see kõike seda pidime arvesse võtma, et tegime ühe lisapäeva, et eks pallipuuteid justkui jäi võib-olla väheseks sellega, aga ma arvan, et värskus on see, mille pealt me saame nagu seda tulemust võtta. 6 vooru nüüd mängitud, tänase mänguga tõusite teiseks Flora järel. Sina oled muidugi varem meistriliigas mänginud, enamik sinu mängijaid on ka seda teinud või isegi kõik sinu mängijad. Aga kuidas sa praegu selle 6 vooru, ütleme, niimoodi lühidalt kokku võtaksid või ütleme, kuidas sa tunned, kui võrdled paari aasta taguse ajaga seda? No, ma arvan, et väga tasavägine ja ma arvan, see on see, mis meil on tükk aega puudu olnud, et meil päriselt iga kord, kui me lähme platsi peale, siis väga palju on mängus, et sa kordagi ei saa seda jalga tegelikult sirgeks lasta, et ma isegi, kui me sinuga koos mängisime, ega ma ka sellest ajast tegelikult nii tihedat just top 4 ja 5 ei mäletanud, või no ei mäleta siiamaani, et ma arvan, et see on tegelikult hea, see viib meid edasi. Täitsa nõus ja väga põnev on jälgida ka, et kui ei purjeta üks eest ära. Viimane küsimus, Sirje. Kellele Eurovisioonil pöialt hoiad? Soome. Ja vastus. Aitäh sulle. Palju õnne.